Ma olen looja, varju valgusesse tooja, ühenduste looja, koodide maale tooja. Olen sillaks maa ja taeva vahel, igavese armastuse ruumiahel. Valgus läbi minu tulgu, varjud läbi minu mingu. Selle maailma uueks loon ja uut platvormi koon. Armastusega arenen, algallikaga ühinen. Läbi minu sündide saab uus, maagiat täis sõnad suus. Läbi sõna ja hääle loitsum, maagiasse sind kaasa kutsun. Elu on imeline võimaluste mäng, mida luues sul aina kasvab nälg. Loo nii, et tulevased põlvedki näevad, mida kõike rajasid oma elupäevad. Olles hetkes ja alistuses loojale endas, usaldamatus minema lendab. Mõte saab tundeks ja tunne saab mateeriaks, nõnda kujunevadki täitunud unistused preemiaks. Minu jaoks on hästi maagiline see, et see kaos ootab alati kohe seal samas, kus on kord. Et näiteks kuni kella 1-ni või isegi natuke peale 1 oli täielik vaikus siin. Et siis, kui saime kokku, siis väljas hakkas kohe mingisugune, läks mingi ketassaak tööle ja üleval läks kohe suur remont lahti. See käibki alati niimoodi, et kui sellest loomismängust lähtuvalt seda vaadata, siis see ongi üks põhiline asi, et tavaliselt kui inimene hakkab midagi looma, siis põhimõtteliselt see kaos kohe tervitab teda. Ma just ütleb, näe tere, ma näen, et sa hakkad looma midagi. See on hea märk. Et järelikult see on see hea märk, et asjad läksid kohe tööle, nagu, et kõik elemendid tulid kohe platsi. Ja nüüd see üks põhiline, mina näen selle loomismängu juures, siis kui me täna pidime ka täidetustundest rääkima, täidetuse tundest, no siin ei jõuagi inimene, kui ütleme, et tal on see vooseisund ja kõik need asjad, millega ta tahab teha, see on kõik hästi, juba selle vooseisundi saan, aga kaost ei huvita ega see vooseisund, seda ei huvita üldse mitte miski, ta lihtsalt on ja ta tuleb ja ta on korraga platsis ja kui sa ise oled võimeline, ma näen seda niimoodi, et ise oled võimeline seda vooseisundit säilitama, siis on väga hästi, siis voog või ükskõik kuidas seda kutsuda. Mina seda pigem kutsun vaikuseks tavaliselt, kuna ma tõlgin kõik asjad kas siis helisse või mitte helisse põhimõtteliselt. Et siis sealt saab teha asju edasi ja see kaos näitab midagi. Näiteks täna oli see, mis ma tajusin, et see sae hääl, mis seal väljas oli, see oli nii harmooniline selle aktivatsiooniga. Ja ma mõtlesin, et kas tõesti ma panen sellise asja sinna sisse, et see töötab nii hästi. Aga see oligi see hetke spontaansus, mis tuleb ja toidab siis, kui seda kaost tervitada. Ja see on minu arust üks asi selle loomismängu juures, kui me täna pidime rääkima, et see käibki kaose ja korra sellise omavahelise kombinatsiooni läbi. Aga minu arust see iga hetke spontaansus on ka erinev, et kui palju seal seda korda ja kui palju seal seda kaost on, ka see on erinev. Et seal ei olegi midagi minu arust lukus, et siis jõuab selle täidetuse tundeni kiiremini kohale. Kui ma vaatan näiteks seda, et mingi plaan vajab võib-olla vahepeal ainult kerget kaost, teatud lahti laskmist asjadest või mingeid selliseid segajaid, et laseks lahti ja mõtleks, mida tegelikult vaja on. Kergelt näpu otsaga, aga mõni plaan, loomisplaan, mõni loominguline mäng vajab seda, et unustad ära selle, millega tegeled. Et ma olen ka sellega täiesti nõus täna. Et näiteks, kui ma enda peale mõtlesin, et kui näiteks remont läheb nii suureks, et me ei saagi midagi räägitud näiteks, et korraga hakkavad siin mingisugused ekskavaatorid ringi ja mis iganes toimub, siis mina tajuks seda niimoodi, et aga me tegimegi kõik ära, mis täna pidi tegema. Et kui me selle aktivatsiooni saime ära teha ja näiteks Diana sai endale luuletuse teha ja rohkem midagi teha ei saa,
siis järelikult see oligi see, mida oli vaja teha. Ülejäänud on juba lihtsalt sihuke tuule tallamine ja selle olukorraga nagu võitlema hakata. siis tuleb sisse see usalduse koht. jah, et sa ei survesta, sa ei pingesta, vaid sa lased sellel olla. jah. et kas kellelgi, noh, ma lähen kohe asja juurde, et see eile ma ka osadele inimestele reklaamisin välja, kes minu kaudu siia tulid, et näiteks kui on loomisega seoses mingi küsimus, täidetuse tundega mingi küsimus, siis me saame ka seda ruumi siin niimoodi alustada, et ma lihtsalt vastan. Et Jana vastab, annab mõne kommentaari, mis iganes küsimuse teil on. Siis keerutame lahti selle protsessi kohe. See võib olla raha, see võib olla suhted, see võib olla tervis. See võib olla mis iganes valdkonnas, kõik käib loomingu alla. Mis teid huvitab lihtsalt. Kui teil on mõni küsimus. Tavaliselt inimestel on mingi küsimus, mingi pealisülesanne. Mingi aktuaalne teema. Ja. Mul lihtsalt koos selle motivatsiooniga lihtsalt oli see identiteet, sõna kui identiteet. Selline, et kas seda võiks natukene laiemalt, mis see siis peaks olema, et oma identiteedist lahti lasta. Mis see identiteet siis on? Tahad võtta? Jah, meil on selline, paljudel on olnud, kaasa arvatud mul endal kunagi, oli väär arusaam üldse, et mis see identiteet on, eks. Ja see identiteet käib siis selle keha, meele ja emotsioonide tasandiks. Aga see päris identiteet on sellest kõrgemal. See on see teadvustasand ja see on see mina olen tunne juba, eks. Või mina olen teadmine. Tegelikult on see teadmine, selgelt teadmine, eks. Sa sinna välja jõuad. Algus on juba seegi, et sa teadvustad, et on sellest 3 tasandist veel tasandid. Et kõik algab juba sealt, et kas sa usud seda. Ja kui sa oled valmis ja avatud seda kogema, siis tegelikult elu annab sulle selle võimaluse seda kogeda. Kuidas lahti saada, me just Raimondiga oleme ka rääkinud, et kuidas üldse, miks loomine on nagu keeruline või miks me oleme kinni oma mingis identiteedid või rollis. Ja see põhjus ongi see, et me tihti siis unustame ära selle, et kes me päriselt oleme. Ja enamuses ju unustavadki, me sünnime siia ilma, meil on mälu kadunud, eks. Kust me tegelikult tulime, kes me tegelikult oleme, millest me koosneme, siis hakkab see mäng nagu siin pihta. Ja me mängime ju kogu aeg, nii või naa. Lihtsalt me mängime ebateadlikult. Ja siis ebateadlikult mängides, mis enamuses ajast inimese elu sisaldab, on kannatused. Vahe võib-olla lipsavad sinna sisse just kui pealt näha kogemata mingisugused helgemad hetked ka, eks. Aga need ei ole püsivad, need ei ole kunagi püsivad. Ja siis me ajame neid taga. Ja siis sul tuleb mängugi see, et millega me neid taga ajame. Et üks ongi see, et kui me loome mingeid asju ihast ja me loome ego tasandilt, siis on selle selline tulemus, et võib-olla me ka midagi saavutame, aga see ei ole kunagi seda täit rahuldust pakkuvat tunnet nagu toov, et see ongi seesama täitumuseks. Täitumustunne tuleb sellest, kui sa lood puhta koha pealt. Ja see puhas koht ongi see, kui see on kõrgemast minast siis kantud. See soov või iha või kirg. No see on jällegi, et mis sõnu me kasutame, eks ole. Et mina pigem kasutaks siis sõna kirg ja iha minu jaoks ka nagu erinev sagedus. Ma ei tea, kas te tajute seda. Iha tuleb nagu kuskilt tahan midagi saada, sest mul on midagi puudu, mis on puudus teadvusest. Ja kirg on see säde, see miski, mis paneb mind elama. Ma tunnen, et seal on elujõud taga. Ja see on kuidagi rohkem selle päris olemusega seotud. Niimoodi mina tunnen. Ja ma vist, kas ma vastasin su küsimusele, ma läksin vist kuidagi niimoodi ringiga. Minu enda jaoks seostub see ikkagi mingite rollidega, mida elus endal võtnud, et nendest lahti. Jaa, seda niikuinii, just. Et seal pinnal, et jah. No see ongi seotud jah, selle keha emotsioonide tasandiga. Mis need rollid siis on ja mis seal taga siis tegelikult on, et iga roll on
noh, nii nagu sa ütlesidki, kuskil on siis see ego tasandiga ta moonutatud, aga tegelikult seal iga all on nii-öelda see puhas identiteedi olemus ka, aga et nüüd ära tunda siis kui palju ja kus ja mis on siis nüüd seal see moonutus sees ja kus on see siis, mis lahti lasta ja kus siis on ikka see juba tuum käes ja jah, et lihtsalt kuna see praegu minu jaoks tuli, siis minu jaoks olidki need elus nagu erinevad siis, mis identiteete ma siis endas kannan. Ja eks need rollid kujunevad, noh, üks ongi see, et rollid kujunevad juba läbi see keha, kus me tuleme, kas mehena või naisena, eks ole, sealt tulevad ka rollid. Või siis see, et noh, ütleme, seal all on mingisugused uskumused ja programmid, mis hakkavad juba jooksma varakult ja selle peale tulevad meil mingid uskumused ja tõekspidamised. Ja jällegi siis me hakkame täiskasvanuna looma mingeid asju, näiteks kas või sellest kohast me tahame midagi tõestada. Kellele me tõestame? Miks me üldse tõestame? Et seal ongi see mingi saavutusvajadus. Minul isiklikult ka oli pikalt 20-ndates see teekond, kus ma lihtsalt tegin asju selleks, et midagi saavutada, midagi tõestada. Ja mis see koht seal sügaval on? See koht on, ma ei ole piisav. No, et siis sa nagu tahad seda armastust välja teenida, sellepärast, et sa ei ole jõudnud sinna kohta, et juba see, et ma olen, on väärtus. Ja võib-olla sulle ka ei ole seda väljaspoolt näidatud, sest kui me ei ole teadlikud, me võtame kõik väljast sisse. Kui keegi mulle ei näita seda, et ma olen väärtuslik niisamagi, siis ma hakkan, siis mul on vaja see mingi tegutsemise sinna taha panna, eks. Ja niimoodi, jah, ma olen 20-ndates kuni sinnamaani välja, et juhtub, tavaliselt juhtub tervisega midagi. Ja seal, olles elu ja surma piiril, ma sain oma sellised väga tugevad õppetunnid ja ma hakkasin nägema läbi selle, et võeti aeg elus maha. Ise seda ju ei teinud, eks ole, kogu aeg oli vaja kuhugi tormata. Siis võeti aeg maha niimoodi, et sisuliselt 1 aasta jooksul istusin kogu aeg haiglates ja EMO-des ja kiirabides ja siis oli lõpuks aega. Ja siis ma võtsingi seda niimoodi, et okei, siin on nüüd see koht, kus on väike hoiatus antud, aga samas on ruum loodud, et kõik kohustused kadusid ju korraks ära. Sest et mis iganes saavutused mul selleks ajaks olid, mitte mingit mõtet neil ei ole, kui sul ei ole tervet keha, millega seda nautida. Siis ei ole mul ei ole mitte mingitest saavutustest, mitte mingisugust rõõmu tegelikult enam. Ja selles kaoses, pealtnäha kaoses, minul tekkis mingi väga sügav veendumus, et see on nagu wake up call. Ja mul on aeg hakata ennast ümber programmeerima. Ja see oli ütleme siin kuskil 15 aastat tagasi ja sellest hetkest väga palju minu elu hakkas muutuma. Aga jah, et sellised huvitav on see, et peavad ikka tulema sellised korralikud raputused. Et hakata nagu üldse vaatama sinna, sest me oleme nii autopiloodil. Ma olin ka nii autopiloodil. Just kui teed mingeid asju ja mingites asjades on rõõm ja mingites ei ole ja siis arvad, et see ongi normaalne. Aga see on teadmatus. Tegelikult on see laus lollus. See on laus lollus. Me lihtsalt tegelikult nagu raiskame seda, mis tegelikult on juba kõik antud, mis on kõik olemas. Aga see on teekond ja siin ei ole ka mõtet vaadata tagasi ja kahetseda midagi. Et kõik on täpselt nii rullunud lahti nagu on ja ma arvan, see on ka see, miks me täna istume siin ees. Et ei ole nii, et ma sünnin, kohe saan aru, kuidas asi käib. Ja siis kohe hakkan looma. Ja tahaks. Aga ma võin nüüd jagada. Selle jutu käigus praegu minu jaoks avanes, et tegelikult lasta üleüldse lahti sellisest asjast kui identiteet. Üleüldse, et aitäh. Samas ma arvan, et nagu mingisugune identiteet peaks meil olema, kui me siin inimkehastuses nagu oleme ja eksisteerime, et kuidagi me ju ennast identifitseerime läbi selle olemuse, mis me oleme, et kuidagi me siin toimetame, et nagu kui ennem oli see vana lahtilaskmise jutt, siis ja üldse vana identiteedi lahtilaskmise jutt, siis kuidas siis luua seda uut, nagu, kuidas programmeerida seda uut, mis sa välja teed? Raivo, kas sa tahad vastata? Mul on üks mõte veel, mis ma tahtsin küsida pärast.
mina näen seda identiteeti lihtsalt nagu mingit teatud kesta. See, ma vaatan pigem asju praktilisest vaatevinklist, mida identiteediga saab teha isegi sellisena, milline ta täpselt on. Kust asi hakkab arenema, on see, et see identiteet, mis praegu on, viia selle võimekus maksimumini. Siis on niimoodi, et sellega, mis inimesel on, ta hakkab sellega katsetama ja ta hakkab sellega avastama ja ta hakkab seda rakendama. Kui ta paneb selle maksimumini, nii-öelda tahab teada, milleks ta võimeline on, siis kogu selle kestaga ta jõuab teatud punkti välja. Ja sealt punktist tema nii-öelda see kest lihtsalt ta ajab kesta, koorub, see vajub ära. Sealt alt tuleb järgmine identiteet nii-öelda. Nüüd sellega on samamoodi võimalik. Kui see viia maksimumini, mida see võimaldab, siis kaob see jälle ära. Siis kui viia see järgmine maksimumini, mis see võimaldab, siis kaob see jälle ära. Ja mingist hetkest ma näen, et see identiteet on selline, et ta läheb mänguliseks selles suhtes, et sa saad lihtsalt otsustada, kes sa olla tahad. Aga ma olen see lihtsalt. Sellepärast, et see on mulle maitsev, see mulle meeldib, see sobib mulle. Aga siis on inimene laiskvarst, kui ta ei ole uurinud järgi, milleks ta võimeline on, siis ta ei saa otsustada, kes ta on. Sellepärast, et siis see kest, ta ei ole nagu koorunud, ta ei ole selle kesta maha ajad. Ma näen seda, et selle identiteediga on vaja panna, mitte miski ei ole meil niisama. Ütleme, et kui see identiteet, ütleme need lood ja uskumused ja kuidas iganes need samastumised, kuidas sellest räägitakse, see ei ole ka niisama, et kui sellega midagi tegema hakata, siis sealt koorub midagi. Ja minu arust, ütleme, hästi praktiline viis on see, et kontseptuaalselt vaadata on see, et identiteet takistab inimesel iseendani jõudmist, aga see ei anna midagi. Annab see, kui inimene sellega, mis tal on, püüab maksimumi, siis ta saab aru, kuidas see takistab teda. Et kui ta üritab ja vähemalt liigub sinna maksimumi poole, et siis ta saab aru, mis see on, mis tal on ja millest on vaja lahti lasta. Kuni lõpuks mõtlesin, jõuan tagasi sinna, ta saab lihtsalt valida seda, kes ta on. Lihtsalt valid, kes sa oled. Aga selleks, seal on see nipp, et seda ei saa enne teha. Seda saab siis teha, kui see teatud kogus tööd on tehtud ja kõik see, mis segab, see on avastatud, ütleme niimoodi. Aga see, mis segab inimesi, on ju lihtsalt, mis tegelikult, ma saan aru, mis ei tule tema südamest. Põhimõtteliselt. Ta avastab, et tal on mingisugune häda küljes, mis pole üldse läbi tunnetatud. Ja siis selle identiteediga ta ei saa nagu kaugemale. Sellepärast, et seal on mingid tehislikud jullad küljes. Kui ta laseb selle läbi südamest, ta saab aru, et okei, neid jullasid mul vaja ei ole. Ja siis lihtsalt see identiteet läheb arengusse. Et mina näen seda, et lõpuks identiteet on teatud lugu, mida inimene elab. Ja mida rohkem see lugu sisaldab vaikust, ehk siis see lugu, mida ta elab, ongi vaikus. Näiteks minu, ütleme, teooria. Seda rohkem ta saab valida, kes ta on. Sest ta on läbipaistev põhimõtteliselt. Aga ta saab valida endale selle identiteedi. Ehk siis alguses on see lukus, ta nagu ahistab ühelt mingid plussid, mingid miinused ja siis mingi hetk ei ole enam lukus. Saad teha igate moodi. Meil on see üks näiteks inimene, kes saviga tegeleb, keraamikaga tegeleb, saad sellega nagu savi voolida, sest midagi teha. Ja sa ikkagi tegelikult katsetad, nende erinevate identiteetidega katsetad. Ja kui sa võtadki niimoodi, et ma olen tulnud kogema, ma olen see kogeja, avastaja siin inimkehastuses. Aga kust ma tulen? Ma tulen
ma tulen allikast ja kõiksus kogeb ennast läbi miljardite inimeste. Ja sa võtad seda niipidi, siis sa saadki aru, et tegelikult on kõik mäng ja ma saangi kogu aeg katsetada, et ma ei pea nagu jääma ühte identiteeti kinni. Sest et jah, nagu Raimond ütles, see on mingil hetkel, mis iganes rollid me endale võtame, see hakkab meid ahistama. Ja siis, aga selleks, et sa seda teaksid, sa pead seda kehastama, sa pead sellest maksimumi võtma, on ju. ja see on nii huvitav, et mõnikord ma tean seda, on ju, seda nagu teadmist, aga me ikkagi nagu niivõrd samastume ennast selle identiteedi ja selle inimtasandega siin, et on nagu nii meil nagu ongi see piirav vahest. Et Aga samastud ka sellepärast, et see on teatud mõttes turvaline. Sest see on mugavustsoon, sa tead seda, sa tunned seda. Et seal ongi nagu mängib kuskil alateaduses rolli see, et kõik uus on justkui nagu hirmutav, et kui ma lähen nüüd mingisuguse identiteedi lasen õhku, siis mis edasi saab? Ja siis tulevad need igasugused lood seal taga, et siis ei ole turvaline. Aga see on jällegi see on endaga töö tegemine, et sa lähed sellest illusioonist läbi, et see on lihtsalt, see hirm ongi illusioon, seda ei eksisteeri, ta on energia lihtsalt. Ja kõik siin on energia, ehk siis kõik on teatud sagedus. Ja ainus asi, mis siis teha, ongi see, et kuidas sa lood igal hetkel läbi sageduse. Ja sagedust loovad mõtted, sõnad, teod, kavatsused. Ka see kavatsus, mis sul mingi asja taga on, miks sa midagi tahad, eks. See on ka sagedus. Ja sa läbi selle lood. Et kui sa hakkad teadvustama, et kõik on looming, igal hetkel on looming, siis see on tohutu vastutus tegelikult. Ja siis sul ei ole mitte kunagi seda kohta, et ma nüüd näitan kellegi teise peale näpuga. Sellepärast, et sa ise lood, kõik inimesed lihtsalt etendavad sulle rolli selles sinu loos. Ja nad lihtsalt näitavad sulle, mida sina ise sisaldad. Ja see, sõnades võib kõlada siuke, et me kõik oleme kuulnud seda, me teame seda. Aga vaadake elu. Oma elu, mingeid aspekte, mis ei toimi või kus on mingi muster, et ei lähe seal paremaks. Siis tegelikult ikkagi kuskil on see teie mingi uskumus või muster, mis istub. Ja kuidas seda avastada, ongi see, et võta kas või üks päev ja hakka oma mõtteid jälgima kogu aeg. Ja kirjuta üles kõik negatiivsed asjad ja siis päeva lõpus vaata. Sest muidu tihti on nii, et me isegi pane tähele. Et mingites situatsioonides kuskilt lipsas sisse mingi lugu, aga hakka teadlikult, võta kas üks päev, pool päeva, paar tundi ja vaata, mis toimub. Et seal on lood ja mis nendega teha on see, et see hetk, kui sa tabad seda, siis ütlege, ma olen valmis sellest lahti laskma. Millal? Kohe praegu. Ja see on jälle, see on nagu selles mõttes nagu, et sa saad iseendast teadlikuks. Aga me ei saa seda loomingut puhtaks teha, kui see osa jääb vahele. Et see on ikkagi, see tuleb selle praktiseerimise käigus. Et ma annan endale aru, mida ma teen. Ja et see siin mängibki neid mängina. See võib olla tööriist, väga võimas tööriist, see peabki olema. Aga ta on meie sabotaaž ka samal ajal. Aga mõni võib vabalt öelda seda, et ma tean, kuidas sa räägid. Mul on see identiteet ja kõik toimib väga hästi, miks ma sellest lahti pean laskma. Ütleme, et kas seda vaja sellest lahti lasta. Üks küsimus on, et sellest saab, lahti lasta või selle saab evolutsiooni panna, aga teine küsimus on see, et kui tal on sellega seoses täidetuse tunne. Kui täidetuse tunne on olemas, siis kui see on seal olemas ja seal ei ole rahulolematust. Miks mitte? Siis on elus see periood. Ja sa võidki nendes 1, 2, 3 rollis terve elu lõpuni elada ja ollagi rahul. Et iga inimene ise valib, sellepärast meil ongi vaba tahe. Kuidas me tahame seda mängu mängida. Ja mõne jaoks ongi see turvaline, et on need rollid, ma olen nendega rahul. Ma ei tahagi vaadata, mis on veel võimalik. Ja siis nii on. Aga ma arvan, et need inimesed, kes siia tulid ja kes pärast kuulavad seda videot ja neil on kuskil ikka see, et mis veel on võimalik. Vaadake see uks siin.
see on väga sümboolne. See on see kõikvõimalikkuse uks, kust läbi minna. Et kui sa saad aru, et absoluutselt kõik on võimalik ise luua, siis see on tegelikult võimas koht. aga mis siis on näiteks, kui inimene ütleme, et ta on juba tunnetanud seda, et kuhu suunas võiks liikuda, aga ta pusib seal nende asjadega, aga tal on sihuke olukord, et justkui 2 nädalat läheb paremaks ja siis 3 nädalat läheb jälle halvemaks ja siis jälle 2 nädalat läheb paremaks ja siis 4 nädalat läheb halvemaks. Et ta käib nagu kuidagi kuskil nagu käivad mingid heurekad, kõik toimib, aga siis mingi hetk on selline väga, ütleme kuidagi kaootiline või kõik see liikumine, kõik see liikumine vabaduse suunas ja arusaamine ja kõrgem mina ja kõik, see jääb kuhugile väga kaugele. Ja siis ta on jälle nagu sellega ühenduses, siis jääb jälle väga kaugele. Ja siis mingi hetk ta ütleb lihtsalt, et aga ma ei tea, ma ei saa lihtsalt käima seda asja. Mida talle öelda? Esiteks ta ju ise räägib endale lugu, kui ta ütleb, et ma ei saa käima seda, siis sa tegelikult juba määrad oma reaalsuse. Juba sellest algab. Ehk siis räägi, mõtle ainult selles suunas, mida sa soovid. No sa lased nõrkuse sisse kohe lased sisse, kui sa räägid niimoodi. Ja selle inimese puhul näiteks ongi, et fookus kaob ära. Aga loomine, küllus, see on nagu, see vastab energiaseadustele. Siis see peab mingi standard olema. Et kuhu me paneme fookuse? Ütleme, et kui see fookus, et see püsiks õigele, siis ma saan su vastust aru, see on niimoodi, et fookus läks valele asjale põhimõtteliselt. Kaotasid. Nii-öelda valele asjale. Autopiloot võttis jälle üle. Aga mis standard tal peab püsima siis, et tal ei läheks fookus nii-öelda sellele asjale, mis segab või valele asjale? No siin on mingi tasakaalu teema ikkagi, mulle tundub. No mis tasakaalu? Mille? No esiteks ma näen ka seda, et ütleme sellise olukorra puhul distsipliin puudub jällegi. Distsipliin puudub, et miks ma mida üldse teen? Kavatsus. Mis see elu eesmärk üldse on? See võib olla inimeste jaoks väga-väga erinev, aga mina näen, et inimese elu eesmärk on ikkagi areneda erinevatelt tasanditelt, kogu aeg areneda. Et jah, me võime olla selles ühes kohas ja ühel tasandil, aga ega seal nagu väga midagi ei muutu ka ja minu arust see mäng läheb kohe igavaks. Et elus tulebki seda sädet hoida sellega, et sul on soov areneda inimesena ja avastadagi seda, mis on üldse võimalik siin inimkogemuses. Et ma arvan, et selle näite puhul jääb nagu seda drive'i ja kõike jääb nagu õheks, aga see ongi see, et mis tal üldse siis alustada sellest, mis ta väärtused on elus. Peaks nende väärtused üle vaatama, et kuskil midagi logiseb, kui see käib selline üles-alla. Sisse-välja ja üles-alla ja. Aga see väärtus on siis see, et ma näen seda niimoodi, et mitte, et sul on nagu hea väärtuse asemel korraga halb väärtus. Ma näen seda niimoodi, et lihtsalt tähelepanu sellelt kaob ära, et mida sa üldse väärtustad. Jah, et sa lihtsalt, ma ütleks niimoodi, et sa lihtsalt nagu vegeteerid, sa ei ela. Sest et see elusus elamises tulebki sellest, et sa tegelikult ise endale teed selgeks, mis need väärtused üldse on. Mis on minu jaoks oluline? Kui sa ei ole nagu endalt seda küsinud, siis elu on nagu kaootiline. Et sa võid seal midagi vahepeal kuuled, okei, seda võiks teha, mingi siuke tööriist, aga kui sul ei ole seda vundamenti seal all, siis see asi hakkabki lagunema. Ma mõtlen praegu, et siin on ka see, et me peabki aktsepteerima seda, et see ei tulegi nii lihtsalt ja tegelikult lisaks sellele, et on soov, on tegelikult meil ka ju aju ju harjunud käima mingid teatud mustreid ja see on loomulik, et kui me korraks laseme selle fookuse lõdvaks, et siis vajubki sinna vanasse mustrisse, et siis võib-olla lihtsalt teadvustada selle hetke, okei, et nüüd see juhtus, hiljem juba, et nüüd see hakkab juhtuma, et saada nagu selle õigel ajal kinni ja siis ma arvan, see fookuse moment, et see jälle tagasi tuua, see fookus. Just. Aga see ongi enda jälgimine ja jällegi see
endast teadlikuks saamine, et ja seal tegelikult seal taga, et see üldse oleks võimalik, peab olema tahe. Ma üldse tahan märgata. Sest et kui tahtmist ei ole, kui tegelikult on sihuke, et kõik juhtub minuga, sellise suhtumisega sa ei saagi teha neid selliseid upgrade'i kohti, et jaa, sellest kõik hakkab. Aga näiteks ma kuulsin, et sa ütlesid, et see ei ole niimoodi, et sa korraga tuled siia maailma ja siis korraga tead nagu kõike. Aga kuidas ma saan niimoodi kohe, et ma tean kõike? Peab olema ju, et selles suhtes, kui meil on olemas see, ütleme, et see eeldus on see, et inimeses on kõik olemas, temas on see täidetuse tunne olemas. Et illusioon on see, et tal seda ei ole, mitte see, et ta peab seda otsima, et tal kogu aeg on see olemas. Ta lihtsalt ei näe seda. Siis, kui see on eeldus, siis peaks ju saama kuidagi niimoodi, et sa lihtsalt tead kogu aeg, mis on mis. Et sa ei pea mingeid raamatuid lugema või selles suhtes ennast tohutult lõputult harima, et aru saada asjadest, vaid see peaks mitte lihtsamalt käima, vaid pigem see küsimus on see, et kuidas ma saan nii, et ma tean, et kogu aeg tean. Kui ma sünnin siia ilma? Ütleme, et jah, sul on see mingi aeg, on ju, kus... Tegelikult on siit küsimus, kas näiteks meie generatsioon, kes tegeleb selle emotsionaalse tasandiga praegu siin, kas meie oleme võimeline andma juba oma lastele edasi seda, et kõik on võimalik? Mina räägin oma tütrele kogu aeg seda, et kõik on võimalik. Ma olen talle öelnud, et ei ole probleeme, on hetked enne lahendusi. Ma tean ju väga teadlikult, et ma programmeerin teda. Ja ma üritan teda julgustada. Ilmselt ka teen ja teeme vigu. Aga ma arvan, et võib-olla mida aeg edasi, siis mina usun küll, et meie generatsioon, tulevased generatsioonid suudavad juba lapsel hoida kauem seda vundamenti paigas. Mina täitsa usun seda, et see on võimalik, et kui on teadlikud vanemad ja kodus on nii ja see on loomulik, siis see läheb edasi ja see õitseb edasi. See on juba ka kehas ja siis laps ju võtab kehad, et tegelikult üle, mis on nii-öelda vanema keha. Sest nii mina paratamatult, me võtame ju üle, me olime nagu käsnad, eks ole, võtame üle oma vanemate tõekspidamisi, nende uskumusi, programme ja nii edasi, see on kõik generatsioonide, ütleme, need liinid käivad, eks ole, ja ma tunnen tõesti, et see meie generatsioon on esimene generatsioon, kes päriselt saab selle koha nagu ümber kirjutada. Et ma ise ennast pean nagu koodi murdeks või koodi nagu ülekirjutajaks. Aga siis võibki see laps tulla, ütleme niimoodi, et tal see on juba korras. Ja siis ütleb, aga ütle nüüd, kuidas ma kohe saan sinna. See tundesse, et mul on kõik, ütleme selle täidetud tundesse, et mul on kõik kättesaadav. Et see minu jaoks on ju see, et kui midagi hakata otsima, siis on valesti. Kuidas saab niimoodi, et lihtsalt lülitada midagi sisse, et ma saan aru, et see on mul olemas tegelikult. Jah, kui sa juba küsid, et kuidas seda saada, siis tegelikult sa ei kehasta seda, sa ei ole sellega üks. No kuidas? Ma tahan teada, ütle mulle. Kuidas sa saad sinna lõpp-punkti kohe? Minu arust, kui milleks rääkida sellest, et inimesel on see olemas, see lõpp-punkt, kui ei tee lahti seda, et kuidas sinna saada. Ütleme niimoodi, et kaua ta seal püsib. See siis sõltub minu arust sellest, kuidas ta need standardid jälle on, mida ta väärtustab. Aga mida ma enda elu kohta olen avastanud, on see, et kõik on lihtne. Ühtegi keerulist asja ei ole olemas. Et sellest on tehtud mingi hästi suur, et see mingi tohutu, mingi suur asi, mille sa avastad. Aga siin ma just tajun, et see peaks olema ju kõige loogilisem asi. Et kui sa tuled siia maailma niimoodi, et sinu sisu on, ütleme, ülim. Jumalik, täiesti jumalik. Siis miks ma pean seda sisu kuidagi nagu... Aga siis see on usu küsimus. Nii, et ühesõnaga sul peab olema usk paigas ja siis sa saad kohe. Jah, usk. Okei. Mina võiks öelda oma kogemusest,
et aga miks me siia maailma tulemegi ju. Me tulemegi teisele sagedusele ja teisi asju me tulemegi nii-öelda, see kasvamine toimubki läbi selle, et sa saadki teada seda, kui sa oled nii-öelda seal pimeduses või teadmatuses ja sealt toimubki see kasvamine, sealt toimubki see avastus, et see just on meie planeedi nagu eesmärk. Just, et see ongi see teadlikkus juba, et sa näedki, et ahah, et see oligi see, miks ma siia tulin. Et ma käin need läbi. Ma tulen ennast mäletama. Just, et ma tulengi, et ma olen täielikus mälu kaotuses. Ja siis see protsess ongi selles, et ma hakkan aina rohkem ennast mäletama. Et see on nüüd päris võiks olla viimase aja minu enda. Aga siis me jõuamegi sinna, et miks me üldse uuesti kehastume siia. No ongi see on hinge siis tee, mida et kui ma ei jõua siia, eks ole, kehastuseks. Tuleb siia siis uuesti kogema. Mida ta tuleb siis õppima, avastama just siin, sellel sagedusel, selles siis kannatusel, võiks öelda sagedusel, et mis on siis võimalik, kuidas sellest siis on võimalik nii-öelda tõusta üles või. Et see on justkui nagu lahe asi minna sinna kannatusse uuesti ja siis avastada, et see on illusioon. Tuled tagasi, mida kiiremaks tuleb. Omamoodi nagu lõbustuspark. Mina nüüd praegu näen, see annabki selle vabaduse nängida nagu, et muidu on ikka tahaks kõik lahti saada või midagi on ikka pahasti või midagi ikka nagu ei kõlba, aga sa lõpuks näed, et see kõik ongi, ma selle jaoks ju tulingi ja sellepärast siis isegi on nagu okei, et ma käin vahepeal seal äragi. Jälle olen, nagu siin oli see jutt, et üks päev on ühtemoodi ja teine päev teistmoodi. Et aga no ma olengi ju siin. Et see ongi, ma ei saagi siin teistmoodi olla. Et kui ma siin olen, siis see toimib lihtsalt nii. Et ma saangi vahepeal nii-öelda ära käia, aga ma saan ikkagi see maailm mõjutab mind niimoodi, et ta ikkagi on ja ma pean kuskile päris, ma ei tea, üksinda mägedesse, kuhu ka minnakse, eks ole. Et see on täiesti oma ette, siis on võimalik, et ta elab nii-öelda sellest õhust ja armastusest, aga nii, kui sa siin ikkagi eksisteerid, siis see lihtsalt toimib. Jah, siin inimeseks olemises on ju omad reeglid. Et me tulemegi siia looma mateeriat. Aga kuidas saab niimoodi teha, et siis minul tekib kohe see, et kui inimese sisu on ülim, siis kuidas saab teha nii, et see väliskeskkond teda ei mõjuta? Et ütleme, et selle me saime juba kätte, et see on usk. Et kuidas sa saad minna kohe sellesse kohta, et sa oled selle ülima potentsiaaliga ühenduses, see on usk. Et seal ma täpsustaks üle. Aga usk nagu, ütleme, et mitte religioon on ju, et see on nagu usk, aga millesse või kellesse või kuidas sa seda tajud? Hästi võib-olla hääl hakkab ära minna. Jälle. Seda välja saab. Ja. Et nii, küsimus oli, et kuidas ma... Et see on usk, on ju, aga kas usk millesse? See ei ole jah, see ei ole nagu, ma ei mõelnud siin all nagu religioosses mõttes, vaid usk sellesse, et on midagi kõrgemat või silmale nähtamatut, kust me kõik tuleme. Ja mina ka, ütleme niimoodi, et isegi enne, kui ma ei olnud võib-olla konkreetselt kogenud seda kehast hingena välja minekut või väljas käimist ja tagasi tulemist, siis mul tegelikult meenus, et lapsena ma tegin seda kogu aeg. Ehk lapsena väga paljud meist võib-olla isegi kõik käivad unes, käivad ära oma kehast ja tulevad tagasi ja siis me unustame selle ära, sest minul hakkas meenuma mingil hetkel täiskasvanuna sellised hetked, et ma tulin lapsena nagu oma kehasse ja siis ma nagu, et ma ei mahtunud sinna ära. Ja ma ei osanud seda lapsena üldse nagu sõnadesse panna, et mis muga toimub, ma ei rääkinud sellest vanematega, aga ma lapsena teadsin, et nagu midagi on ju veel. Et kui on minu keha ja ma saan sealt ära käia, ma saan sinna sisse tagasi tulla, siis see on nii väike ja ma nagu vaevu mahun sinna sisse ära, et siis ma ei ole ainult oma keha. Et tegelikult lapsena see mäletamine oli olemas. Ehk siis mälu, et sa ei ole ainult enda keha, see lükkab siis sisse selle, et sa saad ühenduse sellise magusa osaga endas. Kõiksusega, et ma võin minna kehast välja ja olla korraga kõikjal. See juba nagu ütleb midagi, et midagi on ju veel. Ja ongi see, et kui sa nagu, et sa saad aru, et okei, siin on midagi veel,
ja siis on samas on minu mõtted, minu emotsioonid, aga ma saan ju vaadelda neid, et ma saan aru, et ma mõtlen ja et ma tunnen midagi. No siis sealt hakkab nagu see asi hargnema ja tegelikult jah, kõige parem on veel see, kui sa koged seda. Ka täiskasvanu, eks ole, et sa suudad vaadata oma keha kõrvalt, see on tegelikult väga võimas kogemus. Et minus on lapsest saadikult täielik teadmine. Ma ei ole sellest kunagi kahelnud, et on midagi veel. Mu vanemad kodus, nimetatigi, eks ole, läbi religiooni ja mingi hetk oligi see, et ka seda see oli ka osa minu elust. Aga kui ma, ütleme, täiskasvanu hakkasin ise tajuma ja tunnetama, siis ma sain aru, et tegelikult religioonid piiravad seda uskumust. Et minu jaoks ei olnud nagu vaja, et olla selle loojaga. Me võime siin öelda allikas, looja, läte, kuidas kellelegi on nagu mugavam, eks ole, või arusaadavam. Et mul ei ole vaja selleks näiteks vahendajat, kirikut, kirikuõpetajat, templit, mingit rituaali. Ma kuidagi kogu aeg lapsest saadik ka tegelikult tajusin seda, et see miski on minu sees juba olemas. Et ei saa ju nii, et kui ma lähen nüüd ainult kirikusse, ainult siis ma saan ühenduse. Ja võib-olla mõni saabki seal ühenduse. Aga mina tajusin seda nii, et mul ei ole seda vahendajat vaja, vaid see otseühendus on pidevalt kogu aeg minuga. Ja see säde on minuga. Looja toimetab lihtsalt läbi minu. Et sa oled osa millestki suuremast. Ja see hing on nagu see kordumatu individuaalne osa sellest kõiksusest. Ja hing on see, kes kogebki erinevaid kogemusi, käib siin maa peal, käib ka erinevates eludes 100 000 kordi, eks ole. Ja võtab kogu aeg selle info tegelikult kaasa. Sest kui me lähme siit keha tasandilt ära, hinge tasandile, siis vaadatakse jälle üle need õppetunnid. Mina olen seda niimoodi kogenud ja tajunud. Ja siis ongi see küsimus, et kas ma tahan siia planeedile tagasi tulla, eks ole. Võib-olla need mängud mängitud, võib-olla enam ei taha. Aga see on juba teine asi, eks ole. Praegu meil on oluline võib-olla saada aru, et kuidas siis sellel tasandil siin inimkehastuses teha see mäng, nagu sa ütlesid, kergeks ja et tooks rõõmu. Sest minu meelest loomine peaks käima läbi kerguse ja rõõmu. Loomine peaks käima läbi rõõmu tunde, mitte läbi puuduse valu. Sest me loome kogu aeg, vahet ei ole, aga lihtsalt see sagedus, see algpunkt, kust me loome, peab olema nagu paigas. Või siia, ma võtsin ka, et ma toon ühe näite elu mängust siis nii-öelda, et kui kaugele mina olen näinud selle elu mänguga, on see, et see pisikene on siin kõhus, on ju, et aastaid enne seda juba oleme selle portaali siis temaga avanud, rääkinud, suhelnud, andnud talle nagu teadmise, et ma olen valmis, aga mitte võimalusi. Ja unenägudes ütlesid, et sina käisid värav, on ju. Tema käis mul juba siis, kui teda veel kui kehaliselt ei olnud minu sees, et see oli hästi äge nagu kontakt juba sellel hetkel. Ja siis, kui ma talle võimaluse andsin, siis ta ka nagu tuli väga teadlikult. Ma nägin väga täpselt, kuidas ta mind valis. Ja see oli nagu hästi ilus hetk, et inimesi ei usu sellist asja, aga mina täpselt teadsin, et nüüd on nagu see võimalus talle antud. Ja tänaseks ta käib iga päev peaaegu unenägudes, ehk siis ta juba käib ja erinevates vanustes ennast siis näitamas. Ehk siis see on siuke, kui kaugele ma olen selle elu mänguga. Ja see on sellepärast, et sa oled avatud olnud sellele. Ja ma just. Aga ma ei ole otsinud nagu nii paaniliselt seda, mis on, vaid lihtsalt usk. Usk, see on normaalne osa elust. Et see tuleb või et see on. Et see on nii sügav, et see ei peagi olema seda, et kas ta on või kuidagi, et see, kui sa seda tead kuskil raku tasandil, siis ükskõik, kes sulle võib öelda, et seda ei juhtu või ükskõik, mis elu on pantoomile öelnud, et sa ei saa last, siis see teadmine. Sinu enda teadmine on see, mis loob. Mina tean, siis kõik teine ei saagi. Absoluutselt, täiesti nõus, et mul on väga sarnane kogemus oma tütrega ja mina ka puhastasin oma keha enne. Ja ma tegin seda tegelikult, mul ei olnud nagu plaanis, et ma nüüd teen seda sellepärast, et ma soovin last planeerida.
aga see kuidagi ajaliselt niimoodi oli, et ma just puhastasin oma keha energeetiliselt. Ja siis mul tuli taipamine, et järsku tuli nagu sihuke mõte, et keha on lapseks valmis. Kuigi plaani sellist ei olnud. Ja 6 aega sellest hiljem oli laps kõhus ja me ka vestlesime temaga. Ja kuni sinnamaani välja, et ta suhtles hinge tasandil niimoodi, et ta ütles mulle, kuhu minna, mida teha, mida mitte teha. Rääkis mulle tutvusringkonnas inimeste kohta. Ütles, et seal viibi, palun seal ära viibi. Kui läksin selle vastu, tekitas mul sellise iibelduse, et ma ei saanud koduuksest välja. Nii, ta sätib ja pluss ta pani mulle tingimuse, et ma pean sündima kodus. Ja mul oli kodusünnitus. Et minu jaoks täiesti normaalne. Täiesti normaalne, see on loomulik. Ja see, et me suhtleme oma lastega enne nende kehastumist siia, fantastiline. Nii peab ka. Seda, et ütlesid, et saame seda justkui mustrit muuta, et minu eesmärk on, ma arvan, võib-olla ainuke eesmärk, mis ma saan endale seada lapsega, sest et ma ei tea, mis meid ees ootab, on see, et ma proovin teda tema algsest nii-öelda kõrgemast minast mitte liiga kaugele viia. Et ta ei peaks hiljem meenutama seda, kes ta on. Ehk siis see, mis ma olen nagu endale taotluse andnud, et ma proovin teha kõik, et liiga palju mitte enda mustreid, enda asju anda, on ju. Pigem lasta tal kogu aeg enda seda algset teda nii-öelda siis, kes ta on, kes iganes ta on, nii-öelda meenutada igapäevaselt iseendale. Sa lood talle platvormi, et tema saaks tulla ja juba kerguses looma hakata. Nii palju, kui ta teab, kuni peab ta meenutama, nagu nii ta teeb oma. See on sees. Ilus jagamine. Mul on veel, ütleme, selleks, et aru saada, siis mitte aru saada, vaid et kohale jõuda ühte kohta, kus ma mõtlesin, et teha mingi järeldus jälle. On see, et ütleme, et kui sa said seal punkti kätte, selle usu kaudu, siis teine punkt on see, et ütleme, et see loomise mäng on selline, et kui tekib juba tunnetus, et ütleme, et nii peaks saama, siis mina arvan, et siis see ongi juba see, et saab. Põhimõtteliselt inimene on nii võimas, et kui tal tekib teooria, et nii peaks saama, siis see juba on indikaator sellele, et nii saab. Et siis ma siin kohe vaidleks Helenale vastu, et sa ütlesid, et käib see üles-alla loksutamine. Aga mul tekkis kohe tunnetus, et aga peaks saama niimoodi, et see väliskeskkond ei loksuta sind niimoodi, et see ei jookse läbi. Et ütleme, kuidas saab nii? Et sa oled 100% enda tões. Niimoodi, et see väliskeskkond sind mitte kunagi sealt välja ei loksuta. Kuidas nii saab? Ehk siis kuidas saada need triggerid maha? Jah, no need on triggerid, on mingi päästikud, on ju. Siis seal on samamoodi mina näen, et seal on mingi standard jälle, mis peab püsima. Et niimoodi saaks. Mina olen seda tajanud ikkagi üldse loojana, et see vastutuse koht jällegi. Et tegelikult olen ju mina see, kes kas laseb või ei lase ennast mõjutada. Et see on jällegi nagu selline valikute koht või sihuke tugev nagu otsus, et ma lähen ja käin oma teed. Ja minu meelest isegi siis, kui sa jõuad juba sinna, et mind väga vähesed asjad nagu üldse triggerdavad, siis hakkab tulema teste, ülipalju teste. Ja neid tuleb niimoodi, et mõni päev vaatad, lihtsalt mind läheb see naerma. Seepärast, et ümberringi näiteks ongi mingi tohutu kaos ja siis sa ise oled seal, sa märkad seda ja sa saad aru, et praegu on testi koht ja sulle visatakse neid. Ja siis võib-olla isegi sa mingi hetk neelad alla selle konksu. Aga siis sa tuled sealt tagasi. See on ka okei. Peas, et tuled sealt tagasi. Ja, sa tuled lihtsalt kiiremini, sa tuled kergusega, täpselt. Ja kui asjad lähevad nässu, siis sa naerad. See kerguse koht. Ja, sinna tuleb see kerguse koht ja sa hakkad asju võtma huumorina, mitte nii traagiliselt. Et see on ka juba sageduse hoidmiseks minu meelest väga oluline koht. Aga siis selle täidetuse tunde, ütleme valem, siis ongi selline, et sul on siis usk ja teadmine, mida sa juba tajud
mida sa usud, et midagi on veel, midagi suuremat on veel, see peab olema sisse lülitatud. Pluss vastutus. Kas see võrdub täidetuse tunne või sa paneks sinna midagi juurde veel? Vot see on hea küsimus, jah. Kavatsus. Kavatsus peab kindlasti olema. Et need kaks on sellised nagu eeldused, eks ole. Aga see kavatsuse pool, noh, me tegelikult seda natukene siin juba puudutasime ka, eks, et miks ma mida teen. Küsida endalt, et kas see on tõestamine, kas see on, noh, ütleme, et kui sa oled juba saad aru, et see lihtsalt, ütleme, et puuduse koha pealt ei loo, siis sa tegelikult lood näiteks puhtast rõõmust, lihtsalt rõõmu pärast. Või see, et ma tahan siia maailma tuua rohkem ilu või rohkem rahu või rohkem ühtsust. Et see kavatsus läheb sinna juurde, sest siis on see, et siis ta läheb nagu loominguks kokku, on ju, et sul on justkui see potentsiaal midagi teha, mis on see naiselik pool ja siis see mehelik pool on see kavatsus ja siis läheb see loomise mäng kokku. Ja kui ta on, ütleme siis need aines on seal piisavalt puhastatud, siis inimene tunneb ülimat täidetuse tunnet. Jah. Mul rohkem küsimusi pole. Aga kuidas seda nagu teadvustada, et iseenda jaoks siis, et panna tähele seda, et ma loon puudusest ja ma loon sellest siirast kavatsusest. Kas see on tunde tasandilist tunne, mida ma peaksin tähele panema või seal veel mingid nüansid? See on hea küsimus, Raimond. Kas sa tahad vastata või ma ise? Kõige lihtsam, eriti naistena, on see, et küsi enda keha käest, eriti südame käest. Siis see vastus tuleb sul 1 sekundiga. Pea on võimeline igasugu kontseptsioone valmis kirjutama ja keerutama selliseid veidraid keerkäike, mis on justkui peaaegu õiged, aga samas mingi asi on ikkagi kuidagi mingis kõverpeeglis, et sealt ei saagi vastust. Et sul lihtsalt hästi konkreetne siis see koht, et kui Diana rääkis, et see, et kuidas üldse mingit loomingut teha, miks ma midagi teen, siis ma näen seda, et samamoodi, et seal on see koht, et seal on see standard, et kui mingi tegevus üldse käib, siis mis kohaga sa seda tegevust teed. No, et kui sul on mingi selline teema, on ju, et okei, mul on mingi info, kas on see või too, on ju, siis kas sa vaatad seda mõistusega või sa vaatad kehaga või südamega või mis kohaga sa vaatad seda kohta. Et kust kohast sa vaatad sellele küsimusele otsa. Et sest minu arust on see, et nii kui inimene vaatab õigest kohast, siis ta teab kohe, et okei, see on ju praegu puudusest loomine. Ja see puudusest loomine tavaliselt on see, et mina näen seda kõige lihtsamalt seda niimoodi, et inimene on läinud kuidagi nagu armetuks. Tunneb ennast nagu armetuna natukene ja siis ta tunneb, et tal on nagu midagi vaja. Ja siis sellepärast ta tahab luua. Aga kui see ei ole puudusest, siis seda nagu armetut tunnet või seda kuidagi, seda nagu seal üldse ei ole. Või mingit sellist nagu, et just see sõna armet ongi seal. Et kui ma selle saaks, või kui ma selle looks, et siis see nagu tervikuna mind kuidagi nagu täiendaks. See on väljaspoolt väärtuse loomine justkui nagu endale tõhmine. Inimene ongi selles kohas, et ta ongi puuduses ja tal ongi vaja luua ja ta ongi see ainetu. Minu vastus on see, et pangu enda see identiteet, mis tal praegu on, ükskõik kui palju see lonkab, koliseb ja viliseb nagu maksimumi peale lihtsalt. See kõik, mis tal on, mis iganes süsteemid need on. Kui ta teeb otsuse, et see, mis mul on, sellega lähen maksimumi peale, siis ta ikkagi jõuab teatud punkti,
ellujäämisest välja. Jah. Ja siis sealt saab edasi luua juba teisel tasandil. Maksimumi sa mõtled siis nagu oma võimed täies potentsiaalis nagu Jah. nii palju kui See on praeguse hetke potentsiaal. Noh, see on jälle, et kuidas, et seda ei pea võtma nagu usalikult nagu, et noh, umbes, et see, noh, et sealt see tihti see maksimum, mis tuleb, et pigem lihtsalt see, et inimesel on siis igatsus või see armetuse tunne või ükskõik kuidas, et ta midagi tahaks. Noh, et siis küsimus on see, et noh, kui sa seda, kas sa siis said selle? Ja tavaliselt, kui ta liigub sinnani välja, et ta sai selle, siis on ta juba omadega teises kohas. Et see maksimum minu jaoks tähendabki seda, et selles kohas, kus inimene selle identiteediga on tal teatud asjad, mida ta saab luua täpselt selle süsteemiga, mis tal hetkel on. Läheb selle järgi, mis ta ja võtab selle elu, rabab nii-öelda. Või maksimum lihtsalt. See, et sa teed ära. Lihtsalt ainult, sa ei saa midagi teha, kui see on maksimum, mis inimene siis teeb. Maksimum lihtsalt põhimõtteliselt häälata, süüa ja eksisteerida. Et see on tema maksimum. Noh, juba füüsiliselt, valusalt, kõige näol, et sa sellises kohas. Ma mõtlen ka, just võib-olla natuke läheb kokku, et mõtlesin ka, et siin tekib see ohukoht, et kui inimene elab mingis identiteedis, mis ei ole tegelikult ühendusest, päris midagi, et tänapäeval hästi palju seda on ju. Ja kui sa siis üritad sealt veel seda maksimumi kätte saada, et siis lõpeb ka lagunemisega selle identiteedi koorumisega. Aga see ilmselt, ma ei tea, ma mõtlen see nagu seda ilmselt on vaja. See viib veel rohkem sinna sellesse armetusse. Mina pole seda näinud ise enda praktikas. Ma olen näinud, et kõik, kes nende süsteemidega, mis neil on, sellega hakkab minema, siis tavaliselt nad jõuavad kuhugile kohta välja, kus nad on omadega teises kohas. See identiteet. Seal peab olema, siis ma saan aru, et see võiks olla, mis sa mõtled, et see maksimum nii-öelda, mida inimene siis seal taga hakkab ajama, siis on see, et mis loomingut ta teeb, on ju. Et mõni hakkab korraga tühja koha pealt maratoni korraga jooksema, on ju, et siis jookseb sodiks ennast ja mingit maksimumi pole, põlved on läbi. Ja identiteet on sama. Seal võiks olla see, et ta ikkagi testib enda mingit võimekust. Noh, et tal tekib juba sealt see väike huvi, et nagu, et kas ma olen selleks võimeline, mingi asi, mida ta tahab nagu kogeda, see alguskoht võiks olla paremini häälestatud. Mingit edulugu on vaja, eks ole. Liikumine toimuks kogu aeg, on ju. Need väiksed edulood, need annavad nagu iseendasse seda usku juurde. Ma olen võimeline tegema, olen võimeline looma. Raha või midagi. Momente enda ei lase ellu, siis tekibki see väga suur arvutuse koht. No just, sellepärast ma soovitangi näiteks minu arust ülihea praktika, mida paljud tasemel, kuidas ma siis ütlen, psühholoogid või kliinilised psühholoogid, mida ma olen kuulnud kasutavad, on see, et nad annavadki inimesele selliseid ülesandeid alguses ja minu arust võiks inimene ka seda ise teha. Et ta teebki endale sellise ülesande, millega ta saab hakkama. Mis teeb selle ära lihtsalt. Et siis tundub päris hästi. Või lood nagu pisemaid asju ja siis näed, et see tööb. Ja siis tekib eneseusk ja hakkad sealt ennast üles töötama. Lähed aina mängulisemaks ja hakkad suuremaid asju looma, sest tegelikult ongi, et kui sa juba suudad midagi ette kujutada, siis tegelikult see on olemas, see on vaja lihtsalt mateeriaks luua. Noh, siis seal see maksimum ongi see väike ülesanne põhimõtteliselt. Ja siis sealt võib olla suurem ülesanne. Aga tegelikult seal ei pole vahet. Minu arust seal see fundamentaalne asi ikkagi juba toimib. Ehk inimene hakkab uurima, milleks ta võimeline on. Ja kui ta sealt kohast loob ja ütleme, tulemuse teeb enda jaoks, siis ta tavaliselt see armetustunnet ei ole. Armetuse tunnet ei ole, isegi kui see ei ole täitsa selline, mis ta tahtis. Aga tal on vähemalt see, et ta hakkas midagi tegema. Ta hakkas proovima, ta hakkas vaatama, mis sellest saab.
minu arust eestlased on nagu huvitav kontingent selles suhtes, et nad võivad olla väga enesekriitilised sellega, et kui see tulemus ei olnud selline, ütleme, kohe täitsa nagu 100%. Eriti mehed, jah. Või siis ma üldse ei alustagi, et kui mul ei ole see juba ideaalselt see plaan paigas, siis ma üldse ei alusta. Aga samas on ka see võimekus see, et see on minu arust võtta ka ülimalt laadnalt. Et see minu arust, ma näen seda, et tihti, et see minu arust võiks selle kokku viia. Et sa oskad vaadata, mis see võimekus on, aga samas see kergus jääb alles. Sest lõpuks ju minu arust pole mingit vahet. Kas üks asi sai nüüd sooritatud seal 80 või 100%-ga, et see vahe ju tekibki siis tavaliselt, et vahe kellegiga suhtes, et temal oli 100, minul on 80, et siis on vahe. Aga kui enda jaoks 100-st lood 80 mingisugune asi. Võrded ainult iseendaga, eks ole, et ei tohi teistega nagu võrrelda. Et tunned ka pärast, kui sa teed ära, et sa ei hakka, et natuke kas parem saan või tegelikult ma tunnegi ennast hästi, siis tegelikult see juba tegelikult loob selle, et kõik saavad aru, et on nagu mõnus. Aga kohe, kui ma tunnen tegelikult, et just kui ma oleks saanud sealt hakkan neid vigu otsima, siis tegelikult hakkabki mulle tunduma, et teistele ka ei saa. Olukord läheb karmituks. Kohe tõmbad ennast teiste silmi. Jah, ma soovitan, et see on alati, ütleme, soovitan katsetada lihtsalt. See on minu arust kõige huvitavam asi, et absoluutselt igat asja on võimalik keerata igate pidi. See ongi meie üks võimekus. Ükskõik, mis asi on, keerata seda niipidi, küsida seda ükskõik kuidas. Et sealt jälle see, et mida mina ise teen, on see, et kui ma saan 80% või 60% kätte või 40% kätte, mul on väga tore. Ma näen, et okei, ma tegin mingi otsuse, siin on mingi tulemus, loomismäng toimis. Aga ma alati vaatan siis, et näiteks, et okei, aga mis see tõde minu jaoks siis on? Et kus see näiteks, kui 40 sai tehtud, kus see 60 jäi siis? Minu jaoks on see alati huvitav tagasiside. Lihtsalt, sest sealt avaneb midagi. Et ma olen tihti näiteks, mul oli vahepeal see, et ma korraldasin ühte retriiti ja ma tahtsin selle välja viia. Ja ma panin selle sinna lihtsalt sellist taotlust, ma tahan seda kogeda, seda tunnet, ma müün selle välja. Mis mul on vaja teha selleks? Hakkasin tegutsema, siis ma vaatasin, et okei, päris palju tuleb tegutseda. Vahepeal ma olin nii väsinud, et ma olen vist osadele endast rääkinud ka, et ma ei suutnud autoga sõita pool tundi. Ma pidin vahepeal magama. Aga mul oli vahepeal vaja sõita mingid poole tunni või 40 minutisi otsi. Ja siis oli see, et 5 inimesest 4 tuli, mis oli väga tore tulemus minu jaoks. Aga 1 ei tulnud. Ja siis see oli täpselt see, et nagu mõtlesin, et aga siin on mingi magus koht selles suhtes, et ma panin ju kõik mängu, aga 1 ei tulnud. Mis siin on? Ja nüüd, kui ma tagantjärgi vaatan, on see, et raskelt ajasin asju. Ma jäin osadesse inimestesse kinni, tegelesin nendega liiga kaua, kes olid 2 vahel. Ja siis nad tegid siukse poolpiduse otsuse, et nad tulevad. Kui ma oleks olnud sellises kerguses, kuidas ma praegu toimun, kuidas võiks olla, siis oleks olnud see, et ma oleks seda lõhna juba tundnud ja siis ma oleks juba öelnud, et kuule, tead, ära tule seekord lihtsalt, et ma näen, et sul pole vaja tegelikult seda ja ma oleks keerutanud ennast hoopis teise kohta, hoopis teiste inimesteni. Et sealt see nagu see eesmärk, ütleme... See iha tuli. Jah, sinna tuli see iha element juurde. Ja fookus oli nagu vales kohas. Fookus oli hoida kedagi, kes tegelikult ei ole otsustanud. Et täpselt. Aga meil on vaja selliseid õppetunde ka, et siis me näeme, midagi avaneb jälle. Aga sinna sai mänguliselt sisse vaadata, et see on tore. Minust, kui keeratagi Kui keerata see kõik mänguliseks, siis seal on alati see info sees, et minu arust see oli väga hea koht. Et
minu arust on ülimalt magus on see, et tahad maksimumi, aga tegelikult pole mingit vahet. tee lihtsalt rõõmu pärast. Et siis on nagu see naiselik ja mehelik pool seal mõlemad olemas. Sest mind ei käivita, lihtsalt oleneb, kuidas teil on, võib-olla teistel on teistmoodi. Mind käivitab ainult maksimum. Noh, et kas ma selle kogu aeg saavutan, on teine asi. Aga ma ei oska, näiteks mul oli üks arenguvestlus koolis, kus ma muusikat õpetan. Siis mu käest küsiti, et oot, aga tead, kas võib ma peegeldan sulle vastu? Ma ütlesin, no peegelda. Okei, tead, mul on selline tunne, et sa üritad nagu selle muusikatunniga mingit võimat asja korda saata nende lastega. Siis ma ütlesin vastu, et ei ürita võimatut asja. See ongi see, mis mind käivitab. Ja noh, ütleme, et see... Jällegi teise uskumus tahtis nagu tulla nagu niimoodi sind. Aga miks te niimoodi tundis? Sellepärast, et talle tundus, et sellesse kooliformaati on võimalik ainult teatud kogus intensiivsust tuua. Piiratud uskumus. Noh, minu jaoks on see, et kui see õpetaja intensiivsus on piisavalt hea, siis ta suudab kõik asjad korda teha, mis ta tahab. Aga selle... Käivitab tegelikult ju õpilasi ka. Ma just küsingi selle pärast, aga kas lapsed ei küsiks asja? Ja nagu saad aru, mis ma mõtlen. Et kas lapsed ei tunne, et sa üritad mingit võimatut asja korda saata? No lapsed tajuvad lihtsalt seda, et ma olen teistmoodi praegu. Aga ütleme, et see töö, mida võiks teha, et see ootab. Et ma sain aru, mida võiks teha. Aga see oli jälle täpselt samamoodi. Muusikatunni raames püüad nagu mingit maksimumi, et vaadata, mis sinna selle muusikatunni sisse nagu mahub üldse, mida seal võiks teha. Aga noh, siit ma läksin nagu teemast kõrvale veits, et see, ütleme, see naiselik vaist ütlebki inimesele, see võiks kõigil olla niimoodi, et kuule, et ära pane hullu. Noh, et tule maa peale tagasi, et mis maksimumi siis taga ajad. Aga see mehelik pool on see, et muidu mehelik pool vastab, et aga ma pean hullu panema, sellepärast, et muidu uus potentsiaal ei käivitu. No. Ja siis need peaks oma vahel olema sellises nagu dialoogis, et see inimene on terve lihtsalt, selline terve dialoog. Sest üks selliseid, kuidas ma ütlen, minu jaoks on üsna närune nähtus see, kui ütleme, et inimene 2 aasta jooksul on ületanud ennast 10 või 5%. Aga samal ajal ta ütleb, et aga see ongi okei, sellepärast, et ma olen hästi suures enesearmastuses ja usalduses ja noh, mida mina näen nagu sellega, et ma olen nii-öelda testid pidevalt, mis on see, et ma näen, aga see laiskleb lihtsalt. Noh, see on see jutt lihtsalt, et oi, ma olen sellises hoituse, selles tundes nagu, aga samas 2 aastat on mööda läinud ja tegelikult nagu midagi eriti ei ole toimunud. Noh, et kui sa tunned ennast nii hoituna, see on väga lahe, siis sa saad vaadata, milleks võimeline oled. Ja hoiad ennast ja vaatad, kus su võimekus on. Mõnikord me peidame jah, jutu taha ennast ära, et enda käest või enda kogemusest sellest, et justkui tegelikult inimese oma võimete poolest ei arene, aga olen justkui selles hullus enesearengu nagu mullis, et olen hoitud ja olen naisenergias, olen see, vaata. Aga kui enne oli juttu fookusest ja sellisest läbiminekust, siis kus teha vahet nagu seda, et vaata, meil on vaja ju minna elus ikkagi nagu läbi lüüa, et seal on ikkagi ka see jõuline energia, et ma nagu lähen selle järgi elus, mis ma nagu tahan. Ja teine on siis nagu see punnitamine ja pingutamine, et kus nagu see nagu between nagu on, et nagu ära enda jaoks, et mis kohast ma nagu loon, ennast ma vahepeal tunnen, et ma olen ikka nii pinges kehaliselt, et nagu see vist ei ole. No, üks asi, mis ma tahtsin selle eelneva jutu juurde veel lisada, ongi see, et siin oli juba juttu sellest mehelikust ja naiselikust, et me ju siin inimkehastuses, meil on mõlemad energiat. Vahet ei ole, mis soost me oleme, meile on antud nii mees kui naise energia. Ja neil on väga erinevad kvaliteedid, aga nad on mõlemad täpselt sama olulised.
et kui naiselik unistab, tal on see kujutluspilt, tal on visioon, ta teab, mida ma tahan, siis sinna peab tulema taha see meesenergia, kes ütleb, okei, nii, visioon on seal, ma nüüd hakkan tegutsema. Sest ei saa ju niimoodi, et et sa oledki selles visualiseerimises ainult ja samas siis istud kodus ja sa ei tee nagu mitte midagi. Et ikkagi sealt, nagu sa ütlesid ka, et sina tajud, et kavatsus tuleb sealt nagu mehelikkust, et mees hakkab siis tegutsema, ta ei pea teadma ette kogu plaani, aga ta teebki need esimesed sammud. Okei, naiselik intuitsioon ütleb, et peaks seda tegema ja mees hakkab reaalselt seda ellu viima. Et me ei saa lihtsalt oodata, et nüüd järsku universum too mulle nüüd kanniku peal need asjad ette. Naisenergia juba teeb sind avatuks, et sa kuskilt võib-olla kuuled, sa oled võib-olla õigel ajal õiges kohas, meesenergia püüab selle kinni ja sa näed võimalust ja sa võtad sellest kinni ja see viib sind kuhugi edasi ja sa ei tea veel täpselt kuhu, aga see viib sind edasi. Et see ongi nagu see, seal tuleb kokku see usaldus ja tegutsemine. Nüüd, kuidas tegutseda, et sa oled lõdvestanud? Me jõuame jälle sinna, mis sa tahad luua, kus sa tahad luua. Kas see meesenergia hakkab nüüd looma sellepärast, et midagi on puudu? Või ta hakkab looma sellepärast, et tundsin selle sädame ära, see on minu teema. Ma panen oma fookuse ja energia sinna taha. Sest kui see on sealt kohast, siis sa oled lõdvestunud, siis sul on energiat, siis sa tunned ennast hästi. Kui sa hakkad nüüd see, et mul on see puudu, mul on vaja ruttu seda luua sellepärast, et siis sinna tuleb varem või hiljem pinge sisse. Et ikkagi jõuame kogu aeg sinna kavatsuse juurde tagasi. Et miks sa mida teed. Ja siis ongi need naise ja mees energia tantsivad omavahel, aga seal peab tulema see tegutsemine ka taha. Ja siis ongi, et mis kvaliteediga see tegutsemine on. Jällegi. Ja siis räägitakse, et naisel on mingi liiga meesenergias, et peab nagu umbes nagu selle kuidagi likvideerima, mis tegelikult on nagu vajalik. Milleks likvideerida midagi, mis on meile antud. Mina ütleks lihtsalt, et seal tuleb saada meistriks selles, millal sa mida kasutad. Lihtsalt praktilised näited. Mina tean vaieldamatult, ma istun autorooli, meesenergia läheb sisse. Ma ei lähe naisenergias autorooli taha. Sest meesenergia lihtsalt on kontsentreeritum. Ma tegelen selle ühe asjaga ja sellel hetkel see meesenergia hoiab ka minu naisenergia ära, sellepärast, et ta loob, turvaliselt sõidab, eks. Ja ma ei tea, kui ma kuskil, ütleme, näiteks isiklikult mina, eks ole, ma töötan IT-sektoris, ma loon raha, siis seal mul on enamalt jaolt ikkagi, kui mul on mingisugune plaan, kavatsus, tegutsemine, läheb meesenergia sisse. Samas lähen tantsutrenni ja ma lülitan oma meesenergia sisse. Sellepärast, et seal on seda voolavast usaldust, aeg kaob ära, kõike seda on vaja. Et mitte midagi ei ole vaja ära kaotada. Lihtsalt on vaja teadlikult neid kasutada, õppida kasutama ja oma keha tunda. Et mis hetkel me näiteks saame aru, et mingi teine energia lülitub sisse, jällegi teha kehapraktikaid, et sa saad aru, kuidas energia muutub. Inimesed kogevad seda erinevat moodi. Mina tean, kuidas mina seda oma kehas tunnen. Võib-olla keegi teine tunneb teistmoodi, aga see on jällegi, et saada oma kehaga väga sõbraks. Et ma saan aru, kui ta mulle midagi ütleb, mis ta tahab mulle öelda. Aga ma arvan, et võib-olla sa tahad kuidagi kokku võtta tänase ürituse. Sest ma tunnen, et meil on piisavalt kraami. Kas te tunnete ka nii? Tõmbame kokku tänaseks. Aga võib-olla siis üks luule siia lõppu. Julgus elada ja olla olemises. Julgus anduda elu erilisuses. Maitsta vilju, mida maa hoiab oma embuses. Tantsida vihmas piisku paitades. Olla mina ise ilma maskita. Maailm on valla, tuleb vaid valida. Elu annab tiivad ja sina ise valid, kuhu need viivad. Olla kodus või maailmas laias, avasta rohkelt, sosistab emake Kaia. Tulid selleks, et kogeda ennast ja selleks valisid olla osa just sellest perekonnast. Vali end ja ära karda. Kõik hirmud sa viska üle parda. Tee vahet, mis illusioon, mis reaalsus.
selles peitubki universumi geniaalsus. aitäh teile!